Tere, mina olen Marina, mina olen Pärnu filmiklubi liige ja täna oleme meie jõudnud spordihalli võrkpalliturniirile. Mina olen Maarja Tammai. Mis turniiriga täna tegu on? Meil on siis võrkpall 102 aastat Pärnus. Kuidas meeleolu on? Mulle tundub, et kõigil täna on teine päev, et tundub, et meeleolu on väga suke ülev, et rahvast on ka saalis õnneks päris palju vaatamas, mida noorte turniiridel väga tihti nagu ei ole, et selles mõttes on, ma arvan, et on väga hästi. Millised ootused on tänasele päevale teil? No ootus oleks ikka see, et meie enda Pärnu võistkonnad võidaksid, aga samas kõik külalisvõistkondadel oleks väga hea tunne, millega siit koju sõita. Minu nimi on Kaisa Asa. Nii, millise klubi või spordikooli treener te olete? Mina olen täitsa Pärnu spordikooli treener, võrkpallitreener Pärnu spordikoolis. Ütle, öelge mulle salamisi, kes teie tiimist teile kõige rohkem meeldib, kes on teie tiimi kõige suurim eestvedaja? Nii, okei. Meie tiimil on tegelikult, ütleme, 3 erinevat eestvedajat. Üks on see, kes siis nii-öelda oskuste poole pealt võib-olla rasketel seisudel peaks välja vedama, on Triin kindlasti. Siis meil on selline emotsionaalne liider, kes väga hästi suudab kogu aeg hoida emotsiooni üleval ja on hästi heas töös kogu aeg, on Mirtel Baumer. Ja võib-olla kolmandaks ma tooks välja ka meie sidemängija, kes peaks olema siis see nii-öelda taktikaliider ja Adele siis. Jah. Kuna te olete Pärnu spordikooli treener, siis ma tahaks küsida teie käest, kuidas meeldib Pärnus mängimas käia võrreldes teiste riikidega või linnadega? Ja kuna ma olen olnud Inglismaal treener, ma olen olnud ka Tallinnas treener, siis ma ütleks, et Pärnus on selles mõttes mõnus, et siin ei ole sellist liiga suurt rahvamassi ja ei ole nagu liiga suurt, kuidas siis öelda, tungi saalidele ja erinevatele spordirajatistele, et ikkagi saab enam-vähem kõik oma trennid ära teha nii nagu tahad. Ja natukene on privaatsem, natukene on individuaalsem lähenemine tänu sellele, et võrreldes siis suuremate linnade või riikidega. Nii et suurtemates riikides on ikka natuke rohkem inimesi, natuke valjem. Ja, täpselt. Rohkem inimesi kindlasti on, küll on suurem valik, kellega võistkonda kokku panna, aga samas see suurem valik tähendab kohe seda, et suurem neist jääb ka platsi kõrvale, eks ole. Et meil on ikkagi iga mängija on oluline ja väärtuslik. Minu nimi on Mirtel. Mirtel, kes? Baumer. Jah, teie treener ütles, et teie olete oma tiimi emotsionaalne eestvedaja. Mida te sellest arvate? Ma võtan seda kui komplimendina, sest ma ise tunnen, et ma üritan väga oma tiimi toetada ja seda emotsiooni üleval hoida. Kuidas te hindaksite enda vormi? Ma arvan, et ma olen hetkel oma parimas vormis. Umbes 10 palliskaalal? No alati saaks paremini, nii et 7. Teeme nii. Kes on vastane, keda kõige rohkem on vaja karta? Ma ütleks, et äkki Selvereid. Just neid esimesi Selvereid. Ja miks? Sest et neil on hästi tugev rünnak ja neil on ka see hästi hea emotsioon, aga neil on ka suured kukkumised tänu sellele või selle tõttu ja neil on osadel neist on nagu hästi suur enesekindlus ja siis nad tulevadki nagu hästi julgelt peale ja siis enda kukkumistest on nagu raske välja saada. Kes on teie arvates teie tiimi kõige parim mängija ja miks? Ma ütleksin, et Triin, sellepärast on meie kapten ja ta on meie eestvedaja, ta toob hästi palju punkte tiimile, mis on vaja mängu võitmiseks. Kas te saaksite öelda Triini perekonnanime ka? Triin Timusk. Triin Timusk. Kuidas te hindate oma vormi? Enam-vähem, võiks natuke parem olla. No umbes 10 palliskaalal? Siuke 8. Alustame siukestest kollastest küsimustest. Kes on vastane, keda kõige rohkem vaja karta? Seost on, ma arvan, Katoliku. Miks? Siis neil on väga head nagu ründajad igas liinis ja seal on väga palju nagu koondise mängijaid. Ja kes on teie arvates teie tiimi kõige parim mängija? Eleanor. Miks?
sellepärast et on alati toetav ja tal tuleb isegi halva tujuga tuleb mäng hästi välja. kas te võiksite tema perekonnanime ka öelda? Eleanor Mengel. Triin Ojasoo. Millise spordikooli treener te olete? Võru spordikool. Kes on teie tiimi kõige suurem eestvedaja teie arvates? Sellel turniiril võistkonna kapten. Kas saaks tema nime teada? Marleen Marleen kes? Ojasoo. Okei. Kuidas teile meeldib Pärnus mängimas käia? Pärnus on alati väga tore, et see korraldav nii-öelda meeskond on väga ühtehoidva õhkkonna loonud, et väga tore on alati käia siia. Aga kuidas meeldib teistes linnades või riikides käia mängimas võrreldes Pärnuga? Kodumaal selles mõttes, et kui oma kodulinnas on ikka kõige parem, siis võib-olla ongi Pärnu on teisel kohal, aga välisriikides on alati gramm toredam käia. Marleen Ojasoo. Kuidas teie hindate oma vormi? Siuke päris hea, võib isegi nagu võib-olla parem olla, et nagu teha rohkem jõutrenni, aga päris hea. 10 pallisüsteemis? Siuke 7-8, jah. Okei. Kes on vastane, keda kõige rohkem vaja karta? Ilmselt Pärnu, ma ei teagi, milline tiim, aga üks Pärnu, kõige tugev. Okei. Ja teie olete tiimi kapten. Kes on teie tiimi kõige parim mängija? Oi, väga raske küsimus. Ma ei tea, meil on kõik siuksed, et on nagu häid ja halbu asju olnud praegu, et ei oskagi nii nagu täpselt hetkel öelda. Aga võib-olla Riona. Riona Raag. Kuidas te hindate oma vormi? Hetkel on päris hea isegi, et üks parimaid, mis kunagi olnud on. 10 palliskaalal? Umbes äkki 8, et väga palju arenemisruumi on veel. See on päris hea. Kes on vastane, keda kõige rohkem vaja karta? Ma arvan, et ilmselt mingi Pärnu tiimidest, et ma täpselt ei tea, aga jah, ma arvan, et mingi Pärnu. Okei, ja kes on teie tiimi kõige parim mängija teie arvates? No mina ütleksin, et meie kapten Marleen ikkagi, et tema toob ikkagi päris palju punkte. Minu nimi on Argo. Millise klubi või spordikooli treener te olete? Me tuleme Tartust ja spordiklubi Duo. Okei. Kes on Duo kõige suurim eestvedaja? Ohoho. Klubi eestvedajad on Hendrik Rikand ja Jaanika Jakobson. Miks nii? Sellepärast, et üks on klubi president ja teine on klubi noortetöö juhte. Ja kuidas meeldib Pärnus mängimas käia võrreldes teiste kohtadega? Siin on väga tore turniir. Ja, et mulle väga meeldib just see, et 2 vanuseklassi mängud toimuvad ühes kohas ja on siuke mõnus melu on ja väga mõnus on. Meelis Nuki. Millise spordikooli treener te olete? Tulen Läänemaalt, Läänemaa spordikool on võistkonna nimi. Kes on teie tiimi suurim eestvedaja? Te mõtle mängijat või? Ikka kaptenid, nemad on selleks nagu pandud, et nemad peavad seda tiimi vedama. Kas oskate nimesid ka öelda? Ja üks poistest on, mul 2 võistkonda, poistest on Robert ja tüdrukutest on Siret. Kas saaks perekonna nimed ka? Robert Nuki ja Siret Põldes. Aitäh. Kuidas meeldib Pärnus mängimas käia? Pärnus on alati tore mängimas käia. Kas on toredam kui teistes kohtades? Ikka on, sest Pärnus on Läänemaaga siin suht lähedal ja siin on korralikult normaalsed treenerid ka. Ja. Robert Nuki. Kuidas te hindate oma vormi? Mul on vorm praegu väga hea, ütleks. 10 palliskaalal? 10 palliskaalal ütleks 8 siuke, saaks ka parem. Huvitav, keegi pole 10 ikka veel öelnud. Kes on vastane, keda kõige rohkem vaja karta? Praegu meil on üks mäng veel alles ja see on Riia. Et see on kindlasti mäng, kus me peame hästi sooritama ja võitma ära selle. Kes on teie tiimi parim mängija teie arvates? Ütleks, et meil on isegi tiimis üht võrdne tase.
on paar poissi, kes on nõrgemad, aga pole ju niisugust, et kes on kõige tugevamad, ütleme suhteliselt kõik samal tasemel. Eestvedajaid ei ole? Eestvedajaid ei ole? Ei ole. Helju Sutt. Millise spordikooli treener te olete? Pärnu linna spordikool, ise spordikooli lõpetanud ja olen eluaeg võrkpalli treener olnud, ise mängija olnud. Kes on teie tiimi suurim eestvedaja ehk siis parim mängija? Meie parim mängija antud hetkel on Marta mul, Marta Marianne. Miks nii? Tema on nagu selle võistkonna hing. Selles mõttes on jah. Siuke emotsionaalne? Emotsionaalne ja võtab need on aga kelle peale nagu võistkond toetab emotsionaalne. Seda ongi võrkpallis nagu vaja, et keegi on hea, kui keegi on hästi niisugune hingestatud inimene seal väljakul. Et treener ei pea õikama, vaid tema korraldab väljakul mängu. No see tundub päris hea. Kuidas meeldib Pärnus mängimas käia, kui te oletegi Pärnu spordikooli treener? Ei no, Pärnus on ju kõige parem mängimas käia. Kui ma selle turniiri kutse sain, siis ma olen ülimalt rõõmus, sellepärast oma kodus tüdrukutel jälle mingi mängu võimalus, et kohe võtad sellest kinni. Turniir on väga hästi korraldatud. Kuidas meeldib võrreldes Pärnuga teistes kohtades mängimas käia? No ma ütleksin niimoodi, et ühesõnaga, mida väiksemad kohad on, ütlen Pärnu, ma paneksin võistluste korraldamise poolest, võrkpallivõistluse korraldamise poolest esimese kohale. Väga jätab soove, ütleme Tartu ja siis kui Tallinna Selve korraldab. Meil on kohtunikud paigas, meil on nii nagu peab, aga mujal seda nagu võetakse jube lohakalt ja jube kergelt. Minu nimi on Ene. Millise spordikooli treener te olete? Saaremaa spordikooli treener. Kes on teie tiimi kõige suurim eestvedaja, kes praegu siin on? No ma arvan, et Estelle Ait on meil üks siuke hakkajamaid tüdrukuid ja suudab ka teisi innustada paremini mängima. Emotsionaalne eestvedaja ongi. Kuidas meeldib Pärnus mängimas käia võrreldes Saaremaaga? No Pärnud on alati hea tulla, et siin on meil saarlastel hea lähedale sõita ja alati korraldus on hästi ja et kõik on nagu hästi, et meile väga meeldib Pärnusse tulla. Aga kuidas te ütleksite, kas teile meeldib rohkem Saaremaal või Pärnus? Et see on nii ja naa, et kui ma nagu ise peaksin võistlust korraldama, et siis mul ikkagi meeldiks rohkem Pärnusse tulla, et keegi teine minust korraldama. Et eks kodus on ka hea mängida, et siis on nagu see publik lastele on nagu emme-tissid vaatamas, aga igal pool on hea mängida, kui mäng hästi välja tuleb. Riina Ernits. Millise spordikooli treener te olete? Pärnu spordikool. Kes on teie tiimi kõige suurem eestvedaja? Kuidas palun uuesti? Tiimi eestvedaja, kõige parem mängija teie arvates? Kas nimeliselt peab välja tooma või? Ma ei tahaks nimeliselt välja tuua. No siis tuleb midagi välja mõelda. Kas oskate öelda? Tahaks öelda, meil on tegelikult igal ühel oma roll. Et päris sükest konkreetset väga kõva eestvedajat ei ole. Igaüks annab oma panuse. Aga süke küsime natuke teistmoodi, emotsionaalne eestvedaja. Okay, ma võin öelda, meil on U18 võistkonnas Marite, sest Marite mängib juba ka naiste esiliiga võistkonnas. Tundub päris lahe. Kuidas meeldib Pärnus mängimas käia võrreldes teiste kohtadega, kui te olete Pärnust pärit? Kodus on ikka mõnus ju. Ei oska öelda, kodus on mõnus, vanemad saavad vaatama tulla. Mujal on ka tore käia, kui väga pikalt ei pea sõitma. Vahest on kuskile välismaal on ju vahva sõita ja kodus on ikka mõnus. Raul Reiter. Millise spordikooli treener te olete? Pärnu spordikool. Kes on teie tiimi kõige suurem eestvedaja või siis parim mängija? Noh, tegelikult mina rõhun ikkagi tiimile, et ma ei hakkaks nagu kõiki kedagi nimepidi välja tooma, et see on alles tulevikuprojekt, et Pärnu noorte tiim, see on nagu kõige parem minu arust. Tundub päris positiivne vaatepunkt. Aga kuidas meeldib, kas kodumaal on parem mängida või kuskil teises kohas? Ei, kodumaal on alati parem. Mul on välismaa kogemus olemas ja alati on kodumaal ikka hea mängida. Mina olen Laur Tammesson. Kuidas te hindate oma vormi? Ma ütleks päris hästi. Ma olen nagu enamustest parem. Ma ütlen niimoodi kindlalt. Skaalal 1-10? Ütlen siuke 8. Kes on vastane, keda kõige rohkem vaja karta? Ma arvan, et Tartut ikka. Miks? Ma ei tea, tugev tiim nagu. Mul ei meeldi, kuidas nad üldse mängivad, võiks nagu, ära tee. Võiksid halvemad olla, teie saaks võita, jah? Pigem. Kes on teie tiimi kõige parim mängija?
Ma ei taha nüüd egoist olla, aga ma ütleks mina. Miks nii? Ma ei tea, kõige kauem kogemust ma ütleks niimoodi. Minu nimi on Oskar Kuldsaar. Kuidas te hindate oma vormi? Enda vormi, no alati on ruumi areneda ja selles mõttes, ma ei tea, jalgades on kõik korras, et jõud on alati vaja ülespoole. 1-10? 1-10 skaalal, ma olen siuke 5, et täpselt keskel. Kes on vastane, keda kõige rohkem vaja karta? No me arvasime, et Riia tuleb see kõige tugevam, sest eelmine aasta samal siin spordihallis nad lihtsalt lammutasid kõik ära, aga kuidagi, ma ei tea, hästi lõdvalt mängisid, aga nüüd ilmselt on Tartu Bigbank. Kes on teie tiimi parim mängija? Tiimi parim mängija, see oleneb väga sellest, et tehnika, tõste ja värki, aga üleüldises märgus ma ütleks, et Laur. Miks? No ta on meil tiimikapten, kui ma C-klassis olin ka, siis ta oli tiimikapten ja ta oskas lüüa ja keriv serv oli selle ajal nagu väga suur asi. Ja ma ütleks, see ongi põhimõtteliselt, et ta oskab kerivat servi ja tehnika on hea ja lööb hästi ja kaitsemängu tuleb parandada lihtsalt. Miks? What sports school are you a player of? Riigas volleyball. How do you rate your form? 6 or 7. Who is the opponent you need to fear the most? We played them Big Bank. Why so? Because I think they're the best team in this tournament. Okay. Who is the best player on your team and why? I think the best player on my team is Tuams because he puts much effort on training and he just deserves to be best. Alex. What is your surname? Kravels. How do you rate your form? I don't know, like 7, yeah. Why so? I don't know, I just do not, I don't put enough effort in this game, yeah. Who is the opponent you need to fear the most, in your opinion? Fear? Fear. Like, who are you the most scared of to lose to? Oh, no one. No one. You're the best? Yeah, exactly. Okay. Who is the best player on your team, though? I would say Tuams, yeah. Why so? Because he's the most talented one in here and the most, how to say, he just puts the most effort in this team. Mārtiņš. What is your surname? Šlauksters. What sports school are you a part of? RVS Rīgas volleyball skola. How do you rate your form? A 6 out of 10. Why so? Because I have much more room to improve and be good. Okay. So why do you rate your form a 6? Because it's also mid and, as I said, room to improve. Okay. Who is the opponent you need to fear the most? In my opinion, the Big Bang. Why? Because they have a lot of great players who are capable of doing much on the court. Mm-hmm. And who is the best player on your team? Number 21, Tuams. Why? Because he's dominant and strong. Меня зовут Альберт. Как ваша фамилия? Лавренов. Как вы оцениваете свою форму от 1 до 10? Ну, 6. Почему 6? Ну, не знаю, выше средненького и не так уж и высоко. Кого из соперника вам стоит опасаться больше всего? Big Bang, команда, которая спонсирует Big Bang. Хорошо. Кто лучший игрок в вашей команде? Давис. Почему? Ну, во-первых, он связующий, и он же с детства тренируется, и он хорошо, правда, играет.